Tšau kõikidele lõvidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada või liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin lõvile mai keskpaigas või maid poolitaval nädalal tulemas. Ossa! Ja no tundub, et siin on mingit põnevust. Siin on lõvidel põnevust. Ja lõpukaart ka välja. Muidugi energia siin on suhteliselt hea, aga esimese kaardina tuli lõvile siis kohe laua peale see tornikaart. Ja tornikaart räägib siis mingist ootamatust kiirest sündmusest. Ta võib negatiivse poole pealt tähendada sükest nagu maailma kokkuvarisemist, et mingid asjad võivad siin lõvide jaoks väga järsku lõppeda. Samas, kui te olete sükest nagu negatiivses olukorras hetkel, siis võib see ka tähendada seda, et väga järsku võib see negatiivne olukord läbi saada. Ehk igal juhul te peate olema valmis siin nagu liikuma, sest tornikaart ütleb, et mingi suur või mingi väga järsk muutus on siis lõvid ellu tulemas. Nüüd muidugi teise kaardina on siin lõvil kohe väljas narrikaart. Ja narrikaart tähendab alati uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi. See on siuke suhteliselt murevaba kaart. Ta võib tähendada vooluga kaasa minemist, et ei tasu siin liigselt palju nagu karta. Samas narr on natukene hajameelne ja tähelepanematu, et kindlasti narriga ütleks, et tasub siin nagu piisavalt tähelepanelik olla, et ise ei tee mingid rumalaid või lolle vigu, mis hiljem võivad nagu kätte maksta. Samas aga kui te olete piisavalt tähelepanelik, siis tegelikult ei ole vaja siin midagi karta ja võib siin rahulikult minna mingi vooluga kaasa ja see peaks juurde tooma siis uusi võimalusi, uusi valikuid, uusi inimesi, sest narrikaart on kõige esimene kaart Taro pakis numbriga 0 ja sellest nagu justkui siis lugu algab. Ehk siis mingi uus lugu võib siin lõvidel alata. Nüüd muidugi kolmanda kaardina on esimesse ritta lõvidele välja tulnud müntide 6. Ja müntide 6 on, ta võib tähendada nii võitmist kui kaotamist, võtmist ja andmist, aga kokkuvõttes tal on ikkagi positiivne energia, et ta võib ka tähendada üllatusi ja kingitusi, väga head sükest nagu raha ja energiat. Ja mingis suhtes on ta siis selline nagu võrdse võtmise ja andmise kaart ka, et ma ei tea, kas on mingi töösuhte kaart või on see mingi romantilise suhte kaart kellegi jaoks siin lõvidel, aga igal juhul see kaart ütleb, et kui te ise panustate, siis panustatakse ka teisse, et see asi on nagu tasakaalus või võrdne. Ehk siis võrdselt panustamine võib olla tööolukord ka, et kui näete vaeva, teete tööd, siis saate ka head tasu, eks ju. Nüüd aga teise ritta minnes, esimese kaardina on siin teises reas väljas karikate rüütel. Ja rüütid on tihti siuksed nagu austajate kaardid, nad alati muidugi ei pea olema. Kui see on teie enda siuke energiakaart, siis võib see tähendada seda, et te lähitulevikus tunnete ennast siis võib-olla emotsionaalselt või hästi romantiliselt, eks ju. Aga kui see on nüüd siuke austaja kaart, siis see näitab romantilist austajat. Ja võib see tähendada ka mingit tunnete avaldamist, et keegi võib teile enda tundeid avaldada, võite saada ka mingid kutseid, eks ju, et keegi võib nagu kohtingule kutsuda või midagi siin nagu sellega seoses on, aga igal juhul, kui see on siuke nagu austaja kaart, siis tegelikult on siin hästi positiivne romantiline energia. Nüüd eelviimase kaardina on lõvidele välja tulemas ka müntide 9 ja müntide 9 on siuke ülima külluse nagu kaart või justkui nagu eluga rahulolu või luksuslik elu või see on inimene, kes on hästi leidlik, samas hästi iseseisev, et müntide 9 justkui ütleb seda, et inimene saab ise kõigega väga hästi hakkama ja ei vaja kellegi teise nagu toetust. Ja tõesti siin mingid rahaasjad, et juba teine münt järjest siin tuleb välja, või mitte päris järjest, aga jah, teine münt juba selles lugemises väljas, et võib siin lõvidele oodata ka siis mingid positiivseid materiaalseid muutusi, et võib-olla tööalastes olukordades mingid arengud, palgatõusud, ametikõrgendused, eks ju. Aga võib ka olla üllatused, kingitused, täpselt sama energia, mis oli müntide 6 kinni. Ja nüüd läheb olukord veel põnevamaks, sellepärast, et lõvidele tuleb viimase kaardina välja ka müntide 10. Ja nüüd see müntide 10 tuleb küll täpselt siia müntide 9 kõrval, et järjestikused kaardid ja tulid nad lauale järjestikuselt ja pakis on nad ka siis järjestikused kaardid ja kui meil on samast mastist 2 järjestikust kaarti, siis see tähendab selle kaardi aspektis nagu arengut ja müntid on siis siuksed rikkalikud, külluslikud, viljakad kaardid, ehk siis mingid viljakad, külluslikud, rikkalikud arengud
võivad siin lõvidele toimuda. Muidugi ütleme niimoodi, et 10 räägivad siis alati mingitest uutest tsüklitest ja müntide 10 siis võib-olla lõpetab ära mingi vana, võib-olla mitte nii eduka, ma ei tea, kas rahatsükli või peretsükli, sest müntide 10 on väga hea nagu sihuke pereõnnekaart ka, et ülim küllus, eks ju, ja küllus on ka siis armastuse energia ja võivad siin siis uuel tsüklil ka mingid soovid täituda, et ma ei tea, tasub unistada suurelt, eks ju, et kui on siin mingid tööalased asjad, kus soovite areneda, kui on mingid suhteasjad, kus soovite areneda, siis nendes peaks need võimalused nagu tekkima ja sihuke väga ühtlane ja hästi positiivne energia siit sellest müntide 10 tuleb, et pigem ütleks küll, et see tornikaart natukene seal esimese kaardina ehmatas ära, aga lõppkokkuvõttes ei ole siin laua peal ühtegi nagu negatiivset kaarti, noh, see torn on sihuke nii ja naa kaart, eks ju, aga üldiselt pooled kaardid on mündid ehk siis raha, küllus, viljakus, lõvid. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.